Siga ei tundnud end hommikul ärgates sugugi hästi. Kõik kohad valutavad, kaeblas ta. Justkui oleks nagu maganud telliskivi hunnikus. Võib-olla oledki, arvestades millises seapesas sa elad, ütles lammas. Seasulus valitses tõepoolest suurim segadus, mida iial nähtud. Ei olnud seal pehmet ja mõnusat muda. Küll aga leidus rohkesti kõiksugu rämpsu, mida siga ise oli taluõuelt ja selle ümbrusest kokku tassinud. Lammas heitis pilgu sea elamisele. Oh, seda kila ja kola. Esmalt hakkas silma määrdunud nukk. Selle kõrval rohelised klaaspudelid, kuhi vanu ajalehti ja ära visatud traktorirehv. Sa pead selle rämpsu siit ära koristama, ütles ta rangelt. Pärast lõunal avastas lammas jalutuskäigu ajal väikese põllu veerest prügihunniku. Lähemal uurimisel selgus, et see oli seasulust välja visatud sodi. Lammas oli sea peale väga pahane. Põld ei ole prügimägi, noomis ta rõngassaba. Oma jäätmetega ei tohi loodust risustada. Mittevajalikud asjad tuleb anda taaskasutusse. Seal polnud aimugi, mis asi on taaskasutus. Igatahes ei kõlanud see sõna kuigi huvitavalt. Siga ei tahtnud muud, kui oma korda tehtud sulgu pikali heita ja mõnusas mudas püherdada. Aga pealt näha pehmel lambal oli tugev iseloom. Ta otsustas iga hinna eest oma plaani ellu viia ning asus endale toetajaid otsima. Kõigepealt läks lammas kanade juurde ja küsis: kui te saaksite talus midagi muuta, siis mida te teeksite? Kanalas on väga igav. Oleks tore, kui meil oleks õrs või kiik või vähemalt mõni mänguasi. Lammas vedas kanalasse vana traktorirehvi, millele linnud ennast otsekohe rõõmsalt istuma sättisid. Selle eest tänage siga, mainis lammas tagasihoidlikult. Peremees ei osunud ära arvata, kuidas rehv kanalasse sattus. Tal tuli aga hea mõte. Riputan selle posti külge ja ongi kanadel tore õrs, kus kükitada. Siis astus lammas hobuse talli. Suksu kisitas päikese käes silmi ja kurtis: mu aken on liiga suur. Talvel pääseb külm sisse, suvel teeb erevalgus liiga. Seda asja annab parandada, arvas lammas ja tõttas tooma rohelisi pudeleid, millega ava kinni katta. Hobune oli abi eest väga tänulik, aga lammas lausus: need ei ole minu pudelid. Aitäh tuleb öelda hoopis seale. Järgmiseks haaras lammas hammaste vahele räämasnuku ja läks sellega maja ukse ette. Perenaine tuli välja ja lõi imestusest 2 kätt kokku. Ei või olla, seda nukku pole ma juba mitu aastat näinud. Arvasin, et seda polegi enam alles. Pesen nukku puhtaks ja õmblen talle uued riided. Sellest saab mõnele väikesele tüdrukule toreda mänguasja. Aitäh, lammas. Nüüd oli jäänud veel ajalehed. Kellele neid küll pakkuda, nuputas lammas. Aga see mure lahenes ilma tema abitagi. Kui lammas jõudis põllule, kus vanapaber oli vedelenud, nägi ta kitsi ajalehti krõmpsutamas. Palun vabandust, ütles vana kits, endal suu ajalehe pudi täis. Need olid nii isuäratavad. Pole viga, vastas lammas. Siga ei pane pahaks ja pealegi, ka see on taaskasutus. Nii kaduski põllult prügihunnik. Iga äravisatud asi osus kellelegi taas vajalikuks. Siga aga ei taibanudki, mille eest Kummelimäe loomad ja linnud teda tänama tulid. Mökk, suurepärane suutäis, mökitasid kitsed. Kaag, kogu kanapere nimel aitäh õrre eest, kaagutas kana. Iha ta ei oskaks ilusamat akent, hirnus hobune. Millest siin jutt käib, imestas siga. Mina pole midagi teinud. Lammas oli endaga rahul, kuid väike mure näris teda siiski. Küllap hakkab rõngassabal varsti kahju, et ta nii head asjad ära andis. Aga sealt
tuli päevakangelane ise. Aitüma, nüüd on mu sulg puhas ja ma saan jälle hakata sinna asju koguma, tänas siga omakorda lammast. Tegelikult on mul üht-teist juba valmis vaadatud. Nägin traktori juures mitut kilekotti vedelemas ja aega viitmata läks siga taas rämpsujahile. Mis teha, ohkas lammas. Siga jääb seaks ja seapesa seapesaks.